Tere! Tänane arhitektuurisaade Majade ajas on pühendatud ühele majale, EKA uuele majale. EKA maja arhitektuurikonkursil esikoha said 6 arhitektid ja iseenesest jumal tänatud, eelmine variant olid ju meil väljamaised arhitektid, nüüd olete teie EKA lõpetanud oma poisid. No jah, ega ei pea seda neid välismaalasi ka võib-olla pelgama, et pigem võib-olla oleks tore, kui eestlased ka väljaspool mõnikord midagi võidaks, aga samas on see vist ka keeruline, aga jah, hästi läks vist. Kas oma maja tegemine, ehk ikkagi see on ju teie maja täpselt samamoodi ja siia, kus on tööstushoone, väärtuslik muinsuskaitse all ja siia juurde teha, kuivõrd keeruline oli konkursil seda tööd ja kontseptsiooni välja mõelda? Et ühest küljest oli see keeruline, aga teisest küljest oli see jällegi nagu põnev või mõnes mõttes sama krunt ja see hoonestus ja see ajalugu sellel krundil, mis on hästi põnev tegelikult, andis ka väga palju meile ju ette ja aitas tegelikult kaasa selle maja loomiselt ja kuidagi, et nendest mingitest takistused pigem said meie jaoks nagu võimalused. Et see, näiteks, et me kuigi muinsuskaitse jaoks oli võib-olla kõige väärtuslikum ainult see 30. tehase hoone osa, siis meie leidsime, et ka need 50. ja 60. plokid on päris ägedad ja kuidagi see kihilisus on, mulle tundub pigem kasuks praegusel juhul, et need on nagu säilitatud. Kas oli mõni asi, mis siia selle projekti juures tuli nagu mõeldes oma tudengiaastatele, et mida oleks tahtnud, kui oleks see teie maja olnud? Ütleme nii, et tudengiaastatel sai palju kaasa võetud pigem, et sai kaasa võetud seda sellist vaba õhkkonda just ruumi mõttes, et ei olnud nagu see vana maja nii steriilne ja lõpuni nii-öelda viimistletud, et see seal nagu tundus, et sobis. Ja ütleme, kindlasti on ju väga tore nüüd see, et üle 10 aasta ollakse siis kõik uuesti koos ja tegelikult kui varem olid ka sisearhitektuurid Vanalinnas ja skulpturid Mustamäel, siis nüüd on nagu maja nagu päriselt, kõik on siis koos. Ja võib-olla uud sai lisatud see, et seda sükest sünergiat kuidagi sütitada ruumi kaudu, et panna inimesi majas liikuma ja anda neile rohkem võimalusi näha, mida teised osakonnad teevad, et selle pinnalt äkki siis luua midagi nagu uut ja sellist nagu interdistsiplinaarset või valdkondade ülest nii-öelda. Siin on ka sisearhitektidel tööd olnud. Mis on need, millele võiks tähelepanu pöörata siin majas? Jah, see on tõsi, et tegelikult me oleme ise päris palju mõelnud, et ega siin on ju 3 hoonetiiba, millel on arhitektid tegelikult autorid olemas ja väga palju ongi sükest, siin on ka renoveerimisarhitektid, siin on ka maastikuarhitektid olnud ja väga suure töö tegidki ära sisearhitektidega, et Tarmo Piirmets ja Raul Tiitus Pink arhitektidest, et ma arvan, nende jaoks oli võib-olla kõige suurem osa oli, me nimetame ise seda aktiivseks seinaks, ehk siis kui hiljem saab pilti juurde näidata, selline sein, mille sisse me panime ära erinevad koridori kõrval olev sein, mille sisse me peitsime siis erinevad tehnošahtid, WC-d, koristajaruumid, kööginišid, ühisolemisalad, istumisalad. Et see on selline võib-olla üks väheseid, aga kogu maja läbiv sisearhitektuurne detail, mis on tõesti nagu väga hästi läbi joonistatud. Lisaks muidugi ka tegelikult kogu hoone uus sisustus. Et sisearhitektid, ma julgen väita, et tegid siin vaata, et suurema töö ära kui meie tegelikult. Ei tasu nüüd enda pealt seda au kuidagi alla tõmmata, et tegelikult teie töö oli väärt töö? No jah, ütleme, et pigem tahakski siin tänada kõiki koostööpartnereid, et kui me selle konkursi võitsime, siis me olime väike firma ja ei oleks olnud mõelda, et me seda omade jõududega nagu lõpuni veame ja seetõttu oli meeskonna kokkupanemine oluline ja me tõesti otsisime inimesi, keda me mingil määral nagu teame ja kellega meil on ka mingi varasem kogemus ja seetõttu tegelikult see arhitektide meeskond ainuüksi oli lõpuks ikka circa 15 inimest, kes selle kallal tegid ja iga sellist osa siis tegid oma ala nagu profid, et pigem oli tähtis leida see või kokku panna see hea meeskond.
täna on EKA maja avamise eelne hästi kibekiire aeg teile, aga siiski leidsite hetke aega istudes selle pingi peal ja selle maali taustal ja rääkida midagi arhitektuurisaatele Majad Äes. Just, aga selles mõttes, et kui me tuleme uude majja, siis me ei tohi siia tulla niisuguste tühjade lehtedega, kui me oleme 104-aastane kool, siis meil on oma rikas ajalugu. Niimoodi on meil mõtet praegu istuda siin sellel vanal lõvipingil, nagu me teda kutsume, mis väga suure tõenäosusega on meie puittehistöö ühe esimese lõpetaja ja hilisema professori Albert Hanseni oma. Teema lapselaps, praegune Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiiliprofessor Aet Ollissaar, temaga ja tema abikaasaga me oleme vaadanud neid kodus säilinud jooniseid ja selle põhjal on üsna tõenäone, et see pink on tema diplomitöö. Ja mõtle kuhke, et meil niisuguseid asju on veel alles. Ja teine põhjus, miks meil siin selle maali all on vaja olla, on see, et kui me tuleme siia uude majja ja täna tulevad kõik tuhanded vilistased siit majast läbi. Nad ikkagi tahavad uskuda, et see on see sama kool, kus nemad omal ajal käisid ja seetõttu on mul väga hea meel, et meie üliõpilase, väga pikaaegse üliõpilase Viktor Leškini maal meie vanast koolimajast on siia välja riputatud. See on toodud Vene muuseumist, sest Viktor Leškini pärand kuulub praegu sinna, aga Vene muuseum on lahkelt deponeerinud meile selle nii kauaks, kui me vajame. Ja Viktor Leškin on ju selles mõttes nagu huvitav persoon. Ma ei tea, teie võib-olla teate tänapäeval teda rohkem Liivia Leškini ja Anna Keretsi onuna, aga tegelikult on siis tegemist Petseri venelasega, kes tuli kunsttööstuskooli õppima juba kuskil, kas oli 30 aastate alguses või umbes niimoodi ja oli kohutavalt pikka aega üliõpilane ja minu meelest vändas ühelt erialalt teisele ja kui ta nüüd 48 seda maalis, siis ta õppis skulptuuri juba ja pärast oli ta ju üle 30 aasta meil üldmaali õppejõud. Aga see pilt on tähtis selles mõttes, et ta kujutab ju pommitamise järgset Tartu maantee algust. Me näeme, kuidas inimesed esiplaanil koristavad varemeid, mis oli 48. aastal tüüpiline tegevus, aga koolimaja ja mõned majad tema ümber olid pommitamisest terveks jäänud. Ja ütleme, see oli ikkagi suur asi ja need pildid, kuidas nii-öelda maha põlenud Tallinnas kunsttööstuskooli hoone siiski on püsti, see oli suur asi. Ja nüüd meil on hea meel, et me saame seda siis eksponeerida. Ja tänasel päeval on veel täiesti unikaalse võimalusena näha just äsja restaureerimistöökojast Kanut tootud EKA ajaloolist lippu. See on nii unikaalne ja tähtis tekstiilikunsti ajaloo monument, et me ei saa seda enam iialgi tõmmata oma ajaloolise vaarda otsa ja aktusel välja panna. Seda me juba teeme paar aastat koopiaga ja sellepärast, et tegemist on siis Eesti ajal meie professori Paul Luhteina kavandi järgi naiste näputöö eriala õpilaste mitu aastat tikitud kahepoolse siidlipuga. Aga siid on tänapäevaks nii õrn, et teda enam ei tohi riputada ja me peame teda igavesti eksponeerima horisontaalselt ja kuna me oma vaidlustes ei jõudnud ühele poole, et milline horisontaalselt eksponeerimise alus tuleb teha ja sisearhitektide seni pakutud pidasid paljud liiga katafalgilikuks, siis me esialgu ei ole veel nii-öelda leidnud lõplikku lahendust, kuidas me edaspidi tahame lippu näha. Aga täna me tahtsime selle äsja restaureeritud, avamise puhuks restaureeritud lipu siiski üheks päevaks välja panna ja nagu te näete, on ta siis üks siin nii-öelda tugistruktuuride tiiva, üks kontor või üks koosolekuruum. Üks koosolekuruum on siis spetsiaalselt täna lavastatud lipu pühamuks. Aga terve see maja, kas on teil nüüd selge, kust otsast, kuhu otsa, kuidas kõige kiiremini saab, kas maja on tuttav? No mitte päris ja teine asi on see, et me elame seda maja veel tükk aega sisse ja et mu meelest ei ole mõtet ka pahandada sellega, et nüüd on, muidugi oleks parem, kui see maja oleks olnud rohkem valmis avamise hetkeks, aga selles mõttes, et tehnoloogiat, seda saabub veel siin sügisse otsa.
mis täpselt kus toimuma hakkab, see natuke vajab ka, kõik õppejõud ju peavad oma nii-öelda õpetusmeetodid üle vaatama. Kuidas sa nende suumides paremini saad, et see on üks väga huvitav katsetamise sügis saab meil ees olema. Kuidas õppejõud valmis on, kas mõni nutab ka oma vana kohta taga? Noh, mina usun, et kindlasti keegi mõtleb ka niimoodi, aga seda te peate nüüd käima mööda maja ringi ja vaatama, kes kus on ja püüdma neid ka intervjueerida. Seda me teeme päris kindlasti. Aga kuidas te ise rahul olete selle majaga? Ma arvan, et see arhitektuurne lahendus on väga hea. Et loomulikult on maja kooli jaoks väike, see on selge, sellepärast me oleme juba siin kõrval krundi ostnud ja hakkame haridusministeeriumi lahkel rahalisel toel seal laiendama seda olemasolevat vana tööstushoonet, et sinna lihtsalt viia need asjad, mida ei seda tehnoloogiat, robotkäppa näiteks, mida ei olnud olemas, kui seda maja veel projekteerima hakati, aga mida nüüd lihtsalt on hädasti vaja, nagu nad kõik ütlevad. Et me viime lihtsalt need, mis ei mahtunud, katsume sinna ära mahutada. Aga teine asi on see, et muidugi ta, kui me mõtleme seda, et ministeerium tol hetkel arvutas meile kutsekoolide normi järgi 10 ruutmeetrit üliõpilase kohta ja tegelikult kool oli ju ministeeriumile näidanud, et Euroopas on kunstikoolides tavaliselt üle 20. Ja kui ma mõtlen nendele hoonetele, mille avamistel ma viimastel aastatel olen käinud Euroopas, et need on kõik suuremad. Aga on nagu on, peaasi, et maja üldse on. Arhitektuuri osakond on kolinud ka uude majja, et kas te mahute siia ära kõikide oma noorte tulevaste arhitektidega? No ikka mahume ja see on nagu, ega see ei saa öelda, et siin uues majas nüüd ruumiga väga priisata on, aga tegelikult ma arvan, et see on isegi hea, et arhitektid, sisearhitektid jagavad ühte väga suurt stuudiot, kuidas seda jagada on nagu hästi lihtsalt või paindlikult ümber tehtav. Seda võib jagada suuremateks või väiksemateks ühikuteks ja seda saab jagada nagu tööde kaupa, kui kuskil on mingi täpsem ühistöö või eraldiseisvam töö, seda saab eristada. Aga see on nagu ühtepidi see üldine kokkutulek on kindlasti äärmiselt positiivne, et sisearhitektid niikuinii koos, aga korruse allpool on teised ja töökodades on kolmandad ja need erialad on uuesti ühes majas, mis ma arvan, et on väga suur sünergia. Mitu lendu arhitekte läks niimoodi lendu, et neil ühist maja ei olnudki? Ma olen püüdnud seda mitte nagu kokku lugeda. aga seda, et see on ikkagi mingi 2-3 lendu, ehk siis nagu üks 10 aastat ehk siis nagu 2 puhast lendu, kes ei ole mujal olnud kui meie puhul siis Pikal tänaval. Et need ajutised asjad, mis tehakse, kipuvad olema väga pikad. Seekord see nii hirmus pikk ei olnud, et nüüd me oleme jälle koos tagasi. Selle maja arhitektuurikonkursi võitsid oma maja vilistlased, et selles mõttes võib-olla isegi on hea, et seda eelmist, kus ei olnud ju Eesti arhitektid suuresti mängus, et nüüd on ikkagi oma poisid teinud. On jah, ja ega ma nüüd seda eelmist ka kuidagi väga ei laidaks, see eelmine oli teistmoodi, see oleks olnud Eesti ühiskonnas väga suur erandlik lugu, et keset nagu pealinna kõige kallimat krundistust ja keskkonda on järsku nagu väga kallis ja uhke kunstiakadeemia maja, mis kindlasti seda keskkonda oleks omal kombel rikastanud, aga nii ei läinud ja nüüd me oleme nagu omaette teistmoodi väga väärikas kohas, see on ikkagi nagu Eesti tööstusarhitektuuri väga tõsine mälestis on üks osa sellest ja siis väga palju veel uut lisaks, väga hea koha peal samamoodi ja ma arvan, et tegelikult see, et see on nagu Eesti arhitektide ja meie kooli lõpetanud inimeste ja ka sisearhitektide tehtud on tegelikult ikkagi lõpuks suur boonus, et me oleme saanud päris lihtsalt ja valutult asju ühiselt arutada ja mõista, miks nad on nii või teisiti ja oma niisugusi tarvidusi edasi andnud, et
et see on olnud minu meelest väga loomulik protsess, kuidas need asjad on kokku saanud. Arhitektid ja sisearhitektid ja muinsuskaitsjad, ehk sisearhitektid ennem olid ju muinsuskaitsjatega külg külje kõrval, arhitektid natuke kaugemal, aga mõlemad vanalinnas, päris vanalinnas. See on nüüd ka nagu natuke vanalinn, kuhu te kõik jälle üheskoos kokku olete tulnud. Jaa, see on vanalinnast meie eelmisest asupaigast alla kilomeetri. Tõesti, ma olen väga-väga ligidal, et praktiliselt ikkagi sama asupaik, samad kohad, isegi vist ma arvan, et trollibussi või trammi peatust ei pea personal või tudengid väga palju muutma. Kuidas need uued ruumid, mingi esimene tunne on olemas, et kas sobivad, kas on parajad, kas on väikesed või suured? No erialast tulenevalt on meie jaoks iga uus ruum kindlasti väljakutse ja me oleme ülimalt õnnelikud, et meil õnnestub uutes ruumides õpetamist ja õppimist katsetada ja sisearhitektuuri osakonnas vist võib väita seda, et turundusraas väheneb, aga ma rääkisin oma tudengitele seda, et teate, see on eluvõimalus teil. Te saate õppida 2 erinevas ruumis ja te saate sellise just nagu mõnes mõttes sellise töötoa käigus nagu näha, et mismoodi inimeste vahelised suhted olid ühes ruumis, vanas ruumis näiteks ja millised on nad uues ruumis. Ja see on meile erialaselt väga tähtis informatsioon, et see on nagu põhimõtteliselt enda peal nagu prototüübime siis neid erinevaid nagu võimalusi. Kas nüüd selles kompleksis, kas see vanem osa ehk sukavabrik või rauaniit ja uued osad, et kumb sisearhitektidele rohkem meeldib, kumb osa? No maja on tegelikult nii arhitektide kui ka sisearhitektide poolt väga terviklikult ju lahendatud, et ma küll ei oskaks nagu ühte nüüd eelistada teisele, et mõlemas plokis on minu arust kõik suurepäraselt nagu teostatud ja nad on väga hästi ka integreeritud, need nii uus osa kui ka vana osa omavahel. Kas need A, B, C, D on juba selged, kus midagi on? Absoluutselt mitte. Et kuulen teiegi käest seda praegu esimest jaotust. No meenub ka kuskilt kukla tagant. Vist oli mingi selline jaotus olemas. Et see on õppimiseks. Et ma ei ole väga intensiivne suvi on olnud ja ei ole väga üsna esimesi päevikega olen siin uues majas. Sisekad tegutsesid Soomaal? Sisekad tegutsesid Soomaal ja mitte ainult sisekad, et sisekate initsiatiivil püstitasime ühe uue objekti tõesti Soomaa rahvusparki. Et sinna läks päris palju energiat sinna sellesse, aga tulemus oli see suurepärane. Loodame ikkagi selles nagu vallas nagu jätkata, et olla ühest küljest nagu siis ikka inimmõõtmelise ruumi nagu skaalas, aga teist küljest siis meil Eestis ei ole väga palju nagu aines ka, millest nagu ammutada, aga see nagu ökoloogia ja nii-öelda looduse lähedus on nagu leiame, et see on üks ressurss, mida tuleb kasutada ja seda plaanime kasutada ka enam ka tegelikult õppetöös nii magistri kui ka bakalaureuse tasemel. Ja nüüd on EKA avamispäeval jõudnud see aeg, kus kõik endised erkikad ja ekakad on tulnud ekskursioonile vaatama, millises põnevas majas siis nüüd tulevased tudengid õppima hakkavad.
kellel EKA-s kõige raskemad asjad olid uude kohta üle kanda? No olid meie trükipressid, võt seesama seal nurgas, mis kaalub oma tonn ära ja siis muidugi metalli osakonnas, kus olid treipingid ja värgid kõik, aga meil oli jah suur probleem sellega, 8 meest tassisid seda. Väga äge, aga said ju ära tassitud? Ja 3. kord Tartu maanteelt Toompealt Lembitus ja Lembitus siia, nii et see press on jah üle elanud 3 kolimist. Milline nendest 3 kohast on, kas on viimane koht kõige mõnusam? No jah, avarust on suured valged aknad ja kõike puha. Nii et ruumi on ja ma võtan oma märkuse üleeilse või mis oli reedese märkuse tagasi, nii et täna ma enam ei ütleta. Et sitt on nüüd kaka. Nii et ruumi on meil, aga muidugi vähem kui meil Lembitus oli natuke privaatsem, sest oli kursustel olid omaette ruumid, nii nagu Tartu maanteel ka oli väike maja küll, aga igal kursusel olid oma ruumid, aga nüüd on muidugi jah, aga omavahel öeldes ega need tudengitel seda oma ruumi eriti vaja polegi. Et kes on hea graafik, see saab ka väikese ruumiga hakkama? Ei, tähendab, graafik on ju niisugune asi, et seda võid ka kodus teha ju. Linooli lõigata kodus ja tuled siin trükid ära, ei ole vaja nii-öelda eraldi omaette ruumi, aga jällegi nii-öelda kui arvestada tudengielu, siis ikkagi jällegi kui on oma kursuse ruum, siis on oma punt koos seal kõik, aga nüüd on ikka, see on hea, et nüüd on terve kool on koos, et seal kursus tunneb seal graafika, tudeng tunneb seal metalli on oma kursuslast ära, et ei ole mitte nii, nagu oli siin vahepeal oli, et ei teanud ega tundnud oma kursuse kaaslasi. Selline sai meie saade EKA uuest majast. Pidu siin avamispäeval jätkub.